Mis sina arvad, kas inimesele on linnaloodust vaja? Tere, mina olen Tuul Sepp, Tartu Ülikooli loomaökoloogia kaasprofessor. Linnade kujunemisel on kohalik loodus reeglina järk-järgult kadunud. Linnad maailma eri paigus näevad välja üsna ühesugused asfaldikõrbed. Linnu peetakse inimese pesadeks, kus loodusel ei ole kohta. Sellised linnad ei kaitse meid kliimamuutuste, näiteks üleujutuste või kuumalainete eest ning aitavad kaasa elupaikade ja liikide kadumisele. Tegelikult on kohalike looma- ja taimeliikide hea käekäik linnas parimaks näitajaks selle kohta, et linn on ka inimese jaoks tervislik ja stressivaene elupaik. Linnaloodus on nagu kanaarilind kaevanduses. Kui seda pole, peaksime olema väga mures. Looduseta linn on inimese vaimsele ja füüsilisele tervisele kahjulik. On näidatud, et õhureostus tapab igal aastal linnades ligi 2 miljonit inimest. Ja kuigi Eesti on üks maailma puhtaima õhuga riike, loetakse meiegi linnades õhureostuse tõttu surnuid igal aastal sadades. Rohelus linnas on kõige lihtsam ja odavam viis õhku, mulda ja vett puhastada, liigse kuumuse eest varju pakkuda ning linnamüra vaigistada. Meie praegustes linnades on piisavalt ruumi põnevateks rohekoridorideks, matkaradadeks, liigirikasteks linnalooduse oaasideks, linnulauluks ja mesilase suminaks. Linnas võib igaüks olla looduskaitsja, niites muruharve, rajades oma aeda, parklanurka või isegi rõdukasti kohalike taimedega lilleniidu, vältides putukamürkide kasutust või hoides oma kasse linnupoegade koorumise ajal toas. Veelgi tõhusam on osaleda aktiivselt linnaplaneeringute aruteludel, aidates linnajuhtidel oma toetuse näitamisega linnaloodust soosivat kurssi hoida või valida enda linna valitsema inimesed, kes on välja näidanud hoolimist linnaloodusest. Kas oskad ka oma kodulinnas näha võimalusi linnalooduse olukorra parandamiseks?